Tere teile kõigile ka minu poolt, rõõm teid näha, kõhud täis, hakkame tuju rikkuma. Ma räägin natukene asjadest, mis panevad taaskord siis Peeter Koppelil pea valutama, sest et küsimus, kas meil on vaja uut majandusmudelit ja kas sellest tohib rääkida, siis et oleks selle asjaga siis selge, siis jah, igatahes on, aga ma natuke räägin, mida selle all üldse mõeldakse. Et mida tähendab see, kui üldse uuest majandusmudelist räägitakse ja kuidas seda mõnes mõttes on võimalik pahatahtlikult nagu naeruvääristades või mingiks absurdi ajades muuta täiesti mõttetuks vestluseks. Aga ma pean hakkama pihta, sest mul on erakordselt palju slaide. Kui ma lõpuni ei jõua, siis pärast saab minuga eraldi üks-ühele, ma kõigile räägin lõpuni, seal on mingi 60 slaidi umbes jääb näitamata. Hakkame peale siis sellest, et meie praeguse majandusmudeliga meil tõuseb hästi. Erakordne lihtsalt, see on siis keskmine eluiga kõigest 100 aastaga suurusjärgus, 1 sajandiga sünnil 30 aasta pealt umbes 70 pluss vanuseni, täiesti uskumatu. Samal ajal meil tõuseb mõnes mõttes isegi veel paremini, need on siis meie CO2 heitmed inimkonnana selle sama aja jooksul väga kõrgele tõuseb. Samal ajal meil super hästi langeb. See on siis inimesed, kes elavad absoluutses vaesuses, see on uskumatu saavutus, et on suudetud tuua 60% pealt suurusjärgus 100, mõned aastad peale, sinna 10% peale inimestest, kes elavad absoluutses vaesuses, see on uskumatu edulugu. Samal ajal langeb meil rängalt ka üks teine asi, see on siis elujõuliste nagu looduses elavate eluslooduse populatsioonide arvukus, mis on kõigest mõnekümne aastaga langenud 70%, alates siis 20. sajandi teise poole keskelt. 70%. Meil langeb, ja see on uskumatult super, kogu inimkonna ajaloo, nii kaua kui on elatud, 50% lastest suri ära. Äkitselt me saavutasime selle, et praktiliselt kõik saavad õnnelikult elada ja ennast teostada. Täiesti uskumatu areng, mida inimkond on tõesti väga lühikese aja jooksul suutnud. Ja samal ajal ka üks jälle teine lihtne näide, kogu elutegevuseks äärmiselt vajalik üks ressurss, mille kogus, mis on meil kasutada, on järjekindlalt alla läinud ja viimasel ajal veel üha kiirenevas tempos. Ja see ongi mõnes mõttes see meie majandusmudeli probleem. Et meil on ette näidata see majandusmudel, mida me pruugime, kasutame ja millele ta on üles ehitatud, toob meile meeletut edu ja ongi toonud ja teistes kohtades on ta toonud meile nagu tohutut hävingut ja see sama majandusmudel, mida siis püütakse asendada või mille asendamisest jutt käib, ei suuda neid teisi probleeme ise lahendada või sellega tuleb tegeleda, seda tuleb suunata, sinna tuleb mingisuguseid lahendusi leida, sest et väga pika aja jooksul, nagu me ka täna näeme, ei ole neid lahendusi leitud. Ma teen ühe väikese kõrvalepõike veel ja räägin veidikene aastast 2023, et kindlasti on siin väga palju inimesi, kes seda teemat väga pingsalt või kes maailma meediat ja avalikust päris palju jälgivad ja on ka kursis sellega, teile siis võib-olla uudist ei ole, aga Eestis on väga palju inimesi, kes ei jälgi rahvusvahelisest meediast kliima, keskkonna, eluslooduse ja kõige selle kohta käivat uudisvoogu. Ja probleem on selles, et Eesti ajakirjandus seda väga suures osas adekvaatselt ei kajasta. Ennekõike otsesõnu vaataks ma siin Eesti Rahvusringhäälingu ja Postimehe poole ka, kes Postimees on keskkonnateemadel nii ja naa, mõnes teemas väga innukalt kirjutamas, aga teatud teemasid, eriti mis puudutab siis neid kliimateemasid kajastatakse äärmiselt sellises politiseeritud poliitilises võtmes ja see on väga suur probleem, kui seda niimoodi tehakse. See lause, mis seal üleval oli teil silme ees, globaalse soojenemise ajast on läbi alanud, on globaalne keemine, seda ei ole öelnud suvaline kliimaaktivist või mingisugune emotsionaalselt laetud noor tänavalt, seda on öelnud ÜRO peasekretär, kellel on kasutada laias laastus maailma parimad andmed. Tänavu juulis meil oli sellel aastal siis kõigi aegade kuumim juuni, kõigi aegade kuumim juuli, mis ühtlasi oli kõigi aegade inimkonna ajaloo läbi alates meie kaugetest eellastest kõige kuumem kuu üldse
Loomulikult kõigi aegade kuumimad august, september ja oktoober olid meil niisamuti. See maagiline 1,5 kraadi piir, mis on olnud Pariisi kokkuleppe eesmärk, juulis 9 kuuks meil ületati. Aasta lõikes teda ei ületata veel, nii hull see seis ei ole. Põhjapoolkera parasvööde, kus meie elame, selle 30 kõige soojemat suve on selle keskmise temperatuuriga on siia üles pandud erinevatest aastatest, väga erinevad aastad, mis siia satuvad, mis me kõik näeme, et uuemad aastad või lähemad aastad on siin kõik kobaras koos, kasv on tavaliselt selline ja tänavu on ta selline. See on teine graafik, mis näitab laias laastus sama asja kogu maailma kohta, see on siis temperatuuri anomaalia, ehk siis kui palju on antud aasta soojem viimase 30 aasta keskmisest aastast või soojem või külmem. Ja nagu te näete, varasemad aastad on seal sinised allpool ja see aasta on täiesti suurusjärgu võrra kõigest kõrgemal. Üks asi, mis on maailma kliimat hoidnud kontrolli all, on ookeanide selline nagu vastupidavus või inerts. Et on olnud alati nii, et mandritel temperatuur on tõusnud rohkem ja ookeanid hoiavad seda tagasi, sest et nad on olnud stabiilsemad. Ja äkki sellel aastal mitmetel maailma ookeani, praktiliselt kõikjal olid temperatuurid sellised, see on siis Põhja-Atlandi ookeani temperatuur, mis meid kõige rohkem mõjutab või meie seda ilmastikku siin. Ja see on lihtsalt nagu täiesti pretsedenditu areng. Kõiki neid asju siis saatsid kuumalained, mis olid rängad, pikad, mida oli just eripära see, et need olid siis nagu 4-5 maailma kohas korraga, mis tavaliselt on nii, et kuskil ikka tekib, kuskil on mingi aja, nädala, 2 läheb ära, inimestel on 2 nädalat on väga pikk muidugi aeg, et seekord oli nii, et see jäi tihtilugu kuuks või rohkem ja temperatuurid muutusid ikkagi inimesele tegelikult nii, et tänaval näiteks Ameerikas Phoenixi linnas ei saanud liikuda, sest et inimkeha temperatuur tõusis talumisvõime piirile reaalselt tänaval. Brasiilia praegu, täna Rio Negro, üks suurimaid Amazonase lisajõgesid, seal on ikka jõgi on alles, selles mõttes see ei ole nüüd see peajõgi, aga praktiliselt kuiv, 15 meetrit madalama veetasemega kui tavaliselt. Kanada tulekahjudest olete kindlasti aasta jooksul palju kuulnud. Siin on kõik varasemad aastad, viimased on näitavad, kui palju põles, seal on see tulekahjuperiood, mis on suve keskel ja siis edasi rohkem enam see eriti ei tõuse. Aastate keskmine on see tumehall joon ja punane on see siis, mis see aasta juhtus. Sealt edasi küll saadi kontrolli, et ilm muutus oktoobri alguses ja enam ta nii kõrgele edasi ei kihutanud. Aga lihtsalt suurusjärgu mõttes on see väga oluline vaadata. Sellega käisid kaasas loomulikult nende põudade, kuumalainete ja kõige muudega tohutud üleujutused, tohutud sajud, laialdaselt see on viimase paari nädala jooksul võetud valikulised videodest, mida mulle Twitter ette viskab. Tõstsin siis mõned pildid välja. See on olnud, kui paljudes Euroopa riikides on ka olnud sellised üleujutusi, mida ei ole kunagi nähtud, näiteks Slovakkias, Bulgaarias ja veel. Mõni nädal tagasi mõne tunniga tekkis niisugune torm Mehhiko läänerannikul Acapulcos, mis hävitas terve selle miljoni linna, sisuliselt nagu täieliku turismilinna. Eks sa siis kindlust ennast selle vastu, et kõik rannaäärsed hotellid lihtsalt torm lükkas kasutuskõlbmatuks ja nii edasi. Ja selles kontekstis öeldakse, et see on üks praeguse hetke kõige tähtsamaid graafikuid. See on siis see, mis kõike seda põhjustab, mis on siis maa energia tasakaalust väljas olek või energia tasakaalust, kus ta ei ole. Siin on aeg, nagu te näete, 150 000 aastat, milline on olnud see energia tasakaal, kord maa soojeneb, kord maa jahtub, see mäng kogu aeg toimub. Viimasel mõnekümnel aastal probleem on olnud, et see on roninud kõrgemale ühestki varasemast sellest tipust, seal soojenemine kuskil ja viimased 3 aastat on olnud sellised. Ehk siis see kuumenemine on ikkagi väga ränk. Ja see siin on siis nagu näide sellest, et kui mitut planeeti laias laastus või kui mitu korda rohkem oma enda planeedi mahtudest antud riik siis kasutab nii-öelda keskkonna poolt pakutavaid teenuseid ja lihtsalt meie enda südametunnistusel koputamiseks Eesti on seal suurusjärgus umbes 4 korda üle oma siis selle mahu, mis ühele Eesti inimesele peaks olema ette nähtud. Tahab millegi pärast lahkuda see aparaatsid kogu kõrvast. Ja
hästi kiiresti ma katsun veidikene rääkida ka sellest graafikust, mida jällegi mõned tunnevad kindlasti, see on selge, aga lihtsalt juba ka täna on hästi palju tulnud jutuks need maa taluvuspiirid või maa mingisugused taluvuspiirid ja asjad. See on tulnud erinevates ettekannetes, millest meile räägiti ja ma tahangi öelda seda, et seda on nagu tähtis mõista, et see on sedalaadi nagu üks päris mudel, mis on välja töötatud Rootsi teadlase Johan Rockströmi juhtimisel, aga paljude teiste teadlastega koostöös, et ongi päriselt ära hinnatud 9 põhimõttelist protsessi, millest sõltub, kas planeet suudab ennast taastoota või mitte, kas ta suudab ennast nii-öelda elusloodust sisuliselt käimas hoida või mitte. Ja nendest 9 protsessist, milleks on inimeste poolt loodud saasteained, osooni vähenemine stratosfääris, aerosoolide hulk atmosfääris, ookeanide hapestumine, siis peamiselt väetiste kasutamine, mageveevarude seis, maakasutuse muutus ja eluslooduse tervis, ehk siis see liigirikkus ja muu selline, pluss kliimamuutus. Nendest 9 põhilisest suurest protsessist on praeguse seisuga siis 6 üle maa taluvusvõime piiride ja nendest 3-4 tükki on rängalt üle. Kohe varsti läheb ookeanide hapestumine tänu CO2 suurele sisaldusele õhus, läheb ka see väga kiiresti läheneb sellele piirile. Siin on oluline see, et inimesed suudavad neid asju muuta, et näiteks ka aerosoolide hulk, osooni vähenemine stratosfääris on näiteks niisugune, mida inimkond on suutnud kokku leppida ja muuta. Ja see mudel on tegelikult aluseks kõigele, et see on aluseks Euroopa Liidu poliitikatele, see on aluseks nendele igasugustele teooriatele nendest erinevatest majandusmudelitest. See mudel on päriselt aluseks siis ka muuhulgas näiteks sellele Euroopa kestlikkusaruandlusele, mis hakkab ettevõtteid nüüd kimbutama, mõnes mõttes jumal tänatud, et hakkab, ja nii edasi, et kogu see loogika tuleb sellest, et tegeletakse täis diapasooniga keskkonnateemadega, mis on kõik vajavad lähenemist, et meie see jutt, et kogu aeg kuidagi nagu ainult kliimapoliitika, siis nii see kahtlemata ei ole. Väga kiiresti ka kõigest vähem kui 15 aasta jooksul on ka selgeks saanud, et see mõju on palju suurem, osasid ei osatud täpselt veel arvutada, kuidagi hinnati ja osades on ka selle aja jooksul maa taluvuspiiridest jõudsalt välja mindud. Ja selle uue mudeli otsingul siis küsimus mõnes mõttes selle asja nagu taandamine küsimusele, et kuidas nüüd tahetakse meile kommunismi peale suruda ja kapitalismi maha niita ja nii edasi. Tegelikult see on nagu kiuslik jutt, tähelepanu kõrvale juhtimine, sellepärast, et mis kapitalismist me räägime, kui meil on see sama teema, mida professor Barbier juba siin tutvustas ja rääkis, et fossiilkütuste sektor saab $7 triljonit väärtuses subsiidiume. Ja nüüd me siis muretseme selle pärast, et kui puhtale ja maailma taastavale ja käimashoidvale majandusele tahetakse ka mingisugused subsiidiumid tekitada, et ta suudaks sellega konkureerida. Samal ajal eelmisel aastal puhtalt selleks, et inimesed rohkem fossiilkütuseid kasutaks energiakriisi ajal, maksti otseselt nagu kasutussubsiidiumitena peale rohkem kui $1 triljon fossiilkütustele, et see on ikkagi väga ränk ja ebavõrdne seis. Ma korraks lähen veel tagasi sinna. Ja ongi kogu eesmärk nendel kliimaaruteludel ja mudelitel asjadel on just see, et kogu keskkonda nähtaks tervikuna, et seda taandada CO2-le või taandada kliimale on kindlasti ekslik. Ja neid mudeleid, mida ma katsun siis põgusalt puudutada praegu, on siin terve ports, keegi täpselt nagu 100% ühe alla neist ei kuulu. Need on lihtsalt nagu viisid, kuidas neist asjadest mõeldakse ja kuidas neist räägitakse. Ja kui ma nagu lugesin nende kohta käivat kirjandust ja nende kohta kuulasin need audioraamatuid rõõmsalt ja nii edasi, siis lõppkokkuvõttes jäi nagu pinnale 2 suurt küsimust, mis neid defineerivad või neid omavahel eristavad. Üks on siis sama küsimus, et kuidas suhtuda majanduskasvu, kus on selle piirid. See tundub ka Eesti sellises avalikus diskussioonis väga nagu ketserlik küsimus, et majanduskasv peaks ära lõppema aga ma soovitan ka sellel teemal avatumalt mõelda, sellepärast, et teen natuke ühe mängu, et selle jutu nagu mõtte sellest, et majanduskasv peab endisel kujul globaalselt jätkuma, võiksime me nagu eksperimendi mõttes lõpuni mõelda, et ma näiteks panen siis
7–10 aastat juurde, kui me tahame, et nagu jätkuks. See natuke on järsem, kui ajalooliselt on kahekordistunud paarikümne aastaga. Mul seal juhtus nii, et kahekordistus peaaegu 10 aastaga justkui. Aga täna, kus suur osa riikidest, suurematest majandustest ei mahu ära 4 planeedi talumisvõime piiridesse, siis kas me saame endale lubada niisugust kasvu sellise tempoga ajaga, mille jooksul meil üleminek nagu sellistele puhastele majandusvormidele tundub võimatu. Ka inimesed, kes SKP, kui nad majandusnäitaja välja mõtlesid, ei näinud ette loomulikult, et see kasvaks igavesti, see ongi nagu loogiline absurd, aga millegipärast me kogu aeg eeldame, et iga jumala eest on see nagu põhiasi. Et tegelikult on nagu ilmne ja loogiline, et juhtub miinimum see mingil hetkel ja see on asi, milleks ühiskond peab olema valmis ja täna ta tegelikult ei ole, sest et või juhtub see, või juhtub midagi hoopis järsemat, et selles need eri koolkonnad erinevad ongi. Ja teine küsimus, mis on sama oluline kui küsimus sellest, et kas kasv on nagu lubatud või kas kasv on väärtuslik või ei ole, on küsimus sellest, et kas kasv on võimalik lahti siduda päriselt nagu keskkonna negatiivsetest mõjudest. Seda nimetatakse inglise keeles decoupling, eesti keeles on seda väga lühidalt väga keeruline öelda ja maailmas on juba toimunud see asi, mille nimi on siis relative decoupling, vähemalt jõukamates riikides päris hästi. Isegi mõnedes valdkondades on toimunud see absolute decoupling, ehk siis päriselt on allapoole hakanud minema selle keskkonna mõjud ja jalajäljed, aga enamasti pole see olnud veel seni piisav. Aga siiski iseenesest on see tohutu positiivne väga suur muutus inimkonnal, meil ei ole sellist asja varem olnud, et eriti jõukamates riikides, aga on niimoodi, et majandus saab kasvada samal ajal ja emissioonid kukuvad. Siis paljud ütlevad kohe alati, aga see tähendab ju lihtsalt seda, et need jõukavad riigid oma solgi viivad ja saastamise viivad kolmandasse maailma, et see on olnud see selgitus. Siis vastus on, näed, siin on Inglismaa näitel, et ei ole. Siin on pandud ühele joonele nii tootmine selles riigis, emissioonid kui ka siis saastamise või tarbimise põhised emissioonid ja see näitab, et ehkki osa, see väike nende punase sinise joone vahe on viidud tõesti välja riigist tarbimise puhul saastamist, siiski tervikuna tendents või lugu on sama, et on võimalik lahku lüüa. Selle taga on peamiselt lihtne asi, et uued tehnoloogiad on juba nagu selgelt ja mõõdetavalt paremad. Igast ühikust söest, naftast või gaasist läheb suurusjärgus 2/3 protsessis kaduma või rohkem. Ja tehnoloogiad on 2,5–3 korda, antud esimene on siis päikesepaneel võrreldes söe põletamisega, soojuspump 3 korda ja elektriauto 4 korda võrreldes sisepõlemismootoriga autoga lihtsalt efektiivsem. Ja see on see, mis tegelikult on praegu peamine selline lootuse ja edu allikas. Vastaspool, kes on skeptilisem, muidugi ütleb, et see on ebapiisav. Et selleks, et me üldse räägiksime mingisugusest sellest nii-öelda decouplingust, siis me peaksime liikuma tohutult palju kiiremini. Ja kui neid kuhugi paigutada, neid erinevaid versioone või neid erinevaid teooriaid, mida ma ei tea, kas ma jõuan tutvustada, ma küll alustasin hiljem, aga kell näitab, et mul on justkui nagu aeg läbi, siis Eerik, tutvusta. Jah, et siis ongi selliseid, kes vastavad, et kasv ei ole vajalik ja see lahutamine on põhimõtteliselt võimatu, see on siis selline kasvujärgne või post-growth, ma paigutaksin sinna tasaareng, ehk siis degrowth on umbes selles kohas, väga tuntud majandusmudel, Eestis väga levinud mõtlemisega ja avalikus ruumis sageli domineeriv on see samamoodi edasi. See ütleb kindlalt, et ei ole võimalik seda teha ja majanduskasv on väga tähtis ja vajalik. Ja siis on veel olemas mingi unistus sellist tehnoloogilistest superlahendustest, mis nagu üksinda teevad asja korda, et me muid asju tegema ei peaks. Need mõtlevad ka nagu natuke sarnaselt. Ja siis on see green growth või rohekasvu selline koolkond, mis saab päris palju kriitikat. Aga alustada ma selle juttu tahaksin üldse sellest sõõrikust, sest see on meil mitu korda siin ära öeldud. See sama Kate Rayworthi mudel, selle üle on nagu mainitud, aga seda peab silmaga nägema. See ongi kogu tema jutu point, tema loo mõte oli just see, et see visuaalne kujund on see, mis hakkab meie peas tööle ja hakkab meid mõjutama. Ja sellepärast pakkus tema välja selle sama raamistikus, kui te vaatate välja, siis te näete, et inimkonna tegutsemiseks
on olemas siis see maa tunnetuslike piiride lagi. See on siis see ökoloogiline lagi, et see on, kui inimene tegutseb sellest väiksemas mahus, mõjutab loodust vähem nendes erinevates kategooriates, need samad 9 kategooriat, siis me ei tee planeedi seisundit hullemaks. Aga tema ütles sellega, et aga me võime ju suruda inimtegevuse nagu täitsa kokku ja inimesed võivad kõik nälga surra, et see ei ole ju ka asja mõte. Et kogu selle asja suur pool on see, et samal ajal peavad kõik inimesed saama võimalikult hästi elada ja tema loogika oli see, et ta pani siis sinna sisse, tuleb teha auk, mis on need asjad, mida iga inimene vajab, et mis oleks tagaks kõigile inimestele sellise väärika toimetuleku ja sellepärast jäigi alles see ruum, kus inimkond peaks opereerima, on siis nii-öelda see roheline, turvaline ja õiglane koht, kus inimesed saavad tegutseda. Ja see, kui paks see on või kui kitsas see on, kui jäme see sõõrik on või kui kitsas see on, see on juba sealt nagu paljuski sellise poliitiliste kokkulepete arutelude küsimus, aga väga paljudes valdkondades tuleb tõesti seda suruda väljaspoolt väiksemaks ja sellepärast neid käsitlusi sageli nimetatakse ka siis selle nimega, et see on degrowth või siis eesti keelde on tõlgitud kui tasaareng, aga inglise keeles on põhimõtteliselt nagu tagasikasv või nagu kasvu tagasipööramine laias laastus. Aga Kate Raworthi nägemuses sõõrikumajanduse selliseid põhilisi tunnuseid on see, et äritegevus või igasugune selline nagu majanduslik tegevus tuleb planeerituna algusest peale sisse ehitada, et oleks keskkonna potentsiaali taastav võimalikult, et see on protsessi ülesehitamise süsteem, et majandustegevuse mõte ja eesmärk peabki olema see, et loob hoopis loodusele mänguruumi juurde. Väga suures osas peab see olema ümberjagav, see on kindlasti Eestis raskesti seeditav mõte, lihtsalt sellepärast, et muidu ei ole võimalik jõukamaid ühiskonna osi või maailma globaalseid gruppe siis saada nendesse raamidesse, kus nad oleks ja ei ole võimalik saada aidata välja neid, kes on siis allpool selle augu seal südamikus kuskil kinni ja kaugel sellest sõõriku maitsvast saiast. Tema ettekujutus on sellest, et klassikaline neoliberaalne majandusteooria ütleb, et inimene on isekas, üksik indiviid, kasuahne, enda kasu maksimeeriv ja ütleb, et kaasaegsed inimese käsitlused seda absoluutselt ei kinnita, et ikkagi uuringud, analüüsid, mida inimesed ise ütlevad, kuidas nad käituvad, viitavad sellele, et inimene on kooperatiivne, koostööd tegev, vastastikust kasu väärtustav, kogukonda väärtustav ja nii edasi, et see kõik tegelikult peaks ka majandusmudeli ja loogikas kajastuma. Ja kui võtta see sõõrikumajandus keskselt siis kokku, mida ta põhiliselt ütleb, ongi see, et ühiskond tuleb siis panna tiksuma sinna planeedi taluvuspiiride inimeste mõistlike vajaduste täitmise vahele, aga tegelikult selle peamine väärtus ei ole mitte see, kuidas täpselt või kui palju me seal kedagi peame kuhugi poole sikutama, vaid on just see nagu mõttemudel. Et see on minu arust nagu üliloogiline ja väga hea visuaalne kujund selleks natuke mismoodi seda majandusmudeli muutumisest mõelda, et mis on need nagu piirid, milles me tegutseme. Et mõni võib öelda, et need piirid on väga laiad, selles mõttes ei pea inimestele tagama ei mingit heaolu, vaid väga vähe ja püüda vaielda ka nende ülemiste piiridega seal. Aga laias laastus see loogika on, et fakt on see, et me täna oleme sellest väga palju üle. Tasaareng, panin selle slaidi korra uuesti lihtsalt selleks, et veel meelde tuletada, et on sellises teises kohas, see on paljudel ambus. Mina ütlen, et selle kohta peamiselt siis seda, see siis puudutabki nüüd seda, et tuleb reaalselt ikkagi majanduse mahtu väga jõuliselt ja kiiresti vähendada. On selle asja kõige sellisem loogilisem järeldus, üsna jõuline ümberjagamine, eriti globaalne ümberjagamine on ju jõukamates ühiskondades tööaja vähendamine, mingisugune selline ühtlane ja piisav sissetulek kõigile tagamine ja nii edasi. Palju ideid, mis ma arvan, et on päris keeruline vastu võtta ja see võib-olla on ka üks põhjus, et miks ma ise ütleksin niimoodi, et selle jällegi sealt leiab tegelikult väga palju argumente, mis on väga head ja millele tegelikult tänapäevasel sellise klassikalisel liberaalsel majandusteoorial on väga vähe vastuseid ja väga õigeid muresid nad adresseerivad ja nii edasi, et mina soovitan kindlasti sellega tegeleda ja ka need debatte rahulikult pidada, mitte hukka mõista ja sildistada, aga sellest puudub nagu selline poliitiline realistlik programm. Jõuda sellisesse olukorda selle aja jooksul, mis meil planeedi
vaatepunktist vajalik on energia valesse kohta suunamine laias laastus. Siin on mul ka üks slaid, kus on neid erinevaid tegevusi üles loetatud, mida teha võiks, et näidata, et ei ole ainult see, et võtame ühtedelt ära ja mitte. 530 erinevat poliitika ettepanekut leiti nendest tekstidest, mida otsiti. Aga tasaarengu keskne argument on siis see, et ei saa kasvada ilma planeeti hävitamata, et see on nagu põhimõtteliselt võimatu, kogemuse najal see ei tööta. Ja see ongi selline nende üks peamine sõnum. Kasvujärgne majandus, sellest räägin kõige lühemalt või ütlen vähemasti, et on tinglik kategooria ka. Siin on siis, pigem on see selline, kes ütlevad, et see kasvupõhine või SKP põhine mõtlemine, see indikaator või see mõõdik ei sobi ja ei ole mõtet sellest mõelda, et on täitsa selge, et pidev ja püsiv kasv võimalik ei ole, aga just eesmärgina on ta eksitav, et me peaksime tegelikult hindama ühiskonna edu ikkagi mingite teiste ja paremate mõõdikute järgi ja neid ka maailmas pakutakse, töötatakse välja, reeglid on nad hästi keerulised ja neil on kõigil ka oma vead, mis sealt siis tulevad. Ja nad ei usu ka sellesse, et me saaksime tehnoloogiliste lahendustega kuidagi nagu parandada või keskkonnaprobleeme lahendada, sellepärast et parem ja tõhusam tehnoloogia toob alati kaasa selle kasutamise kasvu ja veel rohkem uusi inimesi masstarbimisse, mida nad püüaksid vältida. Nii et nende selline keskne argument on siis see, et inimühiskonna ja looduse suhe tuleb ümber mõtestada, mitte otsida uusi tehnoloogilisi lahendusi. Et see on selline kasvujärgse mõtlemise asi. Samamoodi edasi on Eesti avalikus ruumis väga nähtav, seda pole isegi mõtet nagu pikemalt siin püüdagi kirjeldada, et see on poliitiliselt kindlasti mugavam staatus quo hoidmine, inimestele puru silma ajamine, et nii saabki edasi täpselt praegusel kujul. Ja see on siis, ma ütleksin, et selle nagu keskne argument on siis see, et loodus pole oluline, majandus on põhiline, see on siiski oluline, armas loodushuviline. Ja tehnofixid on ka selline mõttemudel, mida maailmas on siis palju, kipuvad ajama eriti siis sellised nagu ülirikkad ettevõtjad või siis mingisugused kummalised elus edukad friigid, aga laiemalt ka inimesed, kes on mõttekodade palgal, mida maksavad kinni fossiiliärid ja nii edasi. Nende ideed on siis üksikud suured mingid valdkonnad, sekkumised atmosfääri, keskkonda, merre, ideed, et maa tuleks ümbritseda kosmoses lendavate peeglitega, mis peegeldaks suure osa päikese valgusest tagasi, kuna poolused on juba jäävabad ja need ei peegelda. Väga palju arutatud idee, kuidas peaksime õhupallidelt laskma atmosfääri erinevaid aineid, osakesi, mingisugused peegeldavad metallosakesi või siis väävlit, väävliühendeid või niisuguseid asju, et saavutada see, et päike nii palju et peegelduks rohkem tagasi. Soolveeaurude laskmine laevalt, pumpamine atmosfääri, täiesti realistlik idee, mõeldakse, tehakse. Päris reaalne katse, mida üks mees üksinda üks hull tegi, et väetas suure hunniku ookeani ära selleks, et siis tekivad seal, hakkavad õitsema massilised vetikad, see fütoplankton ja see sööb, neelab või ühesõnaga siis nad fotosünteesi käigus neelavad süsihappegaasi ja siis surevad ise ookeani põhja ära ja jäävad sinna kinni, ja seda päriselt siis keegi proovis. Kõigi nende eripära on siis see, et see taoline sekkumine keerulisse süsteemi nagu keskkond ja kliima on nagu täiesti hindamata riskidega, kõrvalmõjudega, tagasisideahelatega ja enamasti ka neid tehnoloogiaid, mis ma ka siin loetlesin üles, päris elus töötaval kujul ja sellistes mahtudes absoluutselt olemas ei ole, et reeglina seda võiks pigem võtta kui ettekäänet siis päris lahenduste tõrjumiseks, sellepärast on vähemalt selline nagu rohelisem ja kaasaegsem mõtteliin on see, et need on pigem nagu väga suur probleem. Ehkki tegelikult on ju see, et me peaksime iga kivi alla vaatama, iga võimalust kaaluma, iga asja uurima, aga siiski selles suhtes ollakse suhteliselt tõrjuv. Nende keskne argument oleks siis see, et ükski seni pakutud lahendusi ei aita, pole mõtet üle pingutada, see on meil raske, et küll tehnoloogia tuleb ja päästab lõpuks maailma. Et ma arvan, et päris paljud on kuulnud seda või leidnud ennast ka niimoodi mõtlemas mingil hetkel.
siis kliimakriisi või kogu selle keskkonnakriisi kui terviku kontekstis on see muidugi ikkagi, ma arvan, üks küsitavamaid. Vaata, siis jääbki üle nii-öelda see rohekasv, kes ütleb endiselt, et majanduskasv on tore, vajalik, ikkagi oluline eesmärk, me peame suutma teha selle decouplingu nagu päriselt ja reaalselt, ehk siis siduma ennast lahti keskkonna hävitamisest, vaatamata sellele, et seni pole väga palju ette näidata. Me peame suutma võtma puhtaid tehnoloogiaid väga kiiresti kasutusele. Me peame kõik toimivad lahendused panema käiku, taastuvenergia elektrifitseerimine, ringmajanduse lahendused, looduskaitse, looduse taastamise tegevused ja nii edasi, nii palju kui kõiki asju korraga jõudsalt rakendama ja nii edasi. Ja nagu te isegi saate aru, ära tunnetasid, see on siis üks kriitikaslaid selle kohta, mis ütleb, et kahjuks ei lähe hästi seni meil, et ainult umbes 12% maailma näiteks jäätmematerjalidest kasutatakse uuesti ja vaatamata sellele, et me oleme siis kõiki neid üksikuid kokkuleppeid tohutult teinud, on planeet läinud ühtviisi kogu aeg halvemaks kõigi nende näitajate poolest. Aga nende keskne argument on, et kasvada saab keskkonda hävitamata mingis mahus või mingi aja jooksul vähemalt. Ja see on ka see, millega meid siis praegu püüab ka ära peibutada tegelikult Euroopa Liit, sest Euroopa Liit on just sellisele loogikale üles ehitanud, et siiski nagu kasv on hea, kasv on positiivne, me peame lihtsalt selle mõju kahandama igas sektoris. Ja kui te hakkate mõttega vaatama siis seda, et mis on siis selle Euroopa roheleppe sisu näiteks, mis meil siin meie elu ka väga palju mõjutab, nii edasi, mida hästi palju kirutakse, justkui see on meile kuskilt mujalt peale surutud mingisugune absurdne asi, siis tegelikult see jälgib väga täpselt seda planetaarsete piiride mudelit. Siin on saasteainete kontrolli alla saamine, siin on energeetika puhtaks tegu, süsinikuheitmete lõpetamine, siin on uute nende tehnoloogiate arendamine, mida on vaja, energiatõhusus, et teda võite raisata toidu valdkonnad, looduse taastamine, looduse kaitsmine ja nii edasi. Et see kõik on tegelikult nagu selles osas üks tervik. Eesti rohepöörde eesmärgid on samast sellisest nagu loogikast absoluutselt lähtuvad ja nende põhiprobleem on see siis, et peaks nagu kiiremini lihtsalt tegutsema. Ja kui nüüd kuidagi nagu need järeldused minu poolt kokku kiiresti võtta, siis mis ma tahan öelda ongi see, et tegelikult kõigil neil käsitlustel, ma pidin neist nagu nii kiiresti üle tormama, et me ei saanud nagu mingit nüanssi seal üldse arutada praegu, aga see ongi see, et kõigil neil arutlustel on oma väga tugev iva ja kriitika teiste suhtes. Ja mitte ükski ei ole praegu nii öelda, et see lahendab probleemi ära ja need teised argumendid ei puutu nagu asjasse või nii edasi, et kui lõpplahenduse osas või sellise nagu teostatavuse osas on seal päris suured käärid, võimatud on ühtmoodi nii samamoodi edasi panna, kui võimatu on ka mulle tundub kogu see tasa arenguloogika vähemalt usutavas perspektiivis, selleks peab ikka enne midagi kapitaalselt pekki minema, siis on see võimalik, aga siiski. Ja see jätab meid üle nüüd selle nagu suurema majandusmudeli küsimusega, on see, et tegelikult ikkagi, kui me tahame päriselt seda probleemi praegu lahendada ja arvestada, kui kiire on, kui väheseks ajaks meil justkui seda süsiniku eelarvet on, et mitte täiesti üle mõistuse kõrgete temperatuuridega silmitsi olla, siis on tegelikult kapitalism ainus võimalus. Et kindlasti tuleb seda teha tänase kapitalistliku maailma raames, need muutused juba toimuvad seal väga kiiresti. Kui te loete avalikku lehte või te loete meie portaale või kui te kuulate poliitikuid nendel teemadel rääkimas, te saate täiesti teist juttu sellest, kui see, mida rääkida meie siis ettevõtjatega, meie pankadega, kes rahastavad need ettevõtteid, meie ettevõtete välismaiste hostjatega ja kõige muuga, et juba see näitab, et tegelikult muutused toimuvad. Need tohutud sigadused, mis on fossiilkütuste jätkuv toetamine, fossiilkütustele jätkuv raha peale maksmine, fossiilkütuste jätkuv lubamine odavama hinnaga meie energiavõrkudesse ja nii edasi, neid asju tegelikult saab lihtsalt poliitilise otsusega lõpetada, muuta, võib-olla mitte ühe aastaga, mitte homme, aga väga lühikese perspektiiviga ja see kõik on tehtav ja mõeldav tegelikult ikkagi ainult
selle kapitalistliku süsteemi raames, olukorras eriti, kus taastuvad tehnoloogiad kõik tasuvad ära ennast, ehk kõik nad on odavamad ja efektiivsemad kui need teised. Ehk siis tegelikult sellest rohepöördest on ka lihtsalt majanduslikult täna juba võimalik ühiskonnal tervikuna võita, näiteks puhtale energiale üleminek Rahvusvahelise Energiaagentuuri hinnangul annab 12 triljonit võitu väga kiiresti võrreldes jätkuva fossiilmajandamisega. Kõik need materjaliprobleemid on tunduvalt väiksemad ja nii edasi. Ja kõige lõpuks viimaks tahtsin öelda, et kui teil võimalik kuskil, nõudke ka Eestis paremat ajakirjanduslikku kajastust, et neist asjadest räägitaks konstruktiivselt, mitte tänitades, ahastades ja mõnitades. Ja vabandan kogu maailma ees, et ületasin oma ajalist jalajälge rohkem kui inimkond ületab oma ökoloogilist. Aitäh, Eerik! Või oleks õige mööda Eerik presidendiks, juhu! Tore, tõesti väga hea selline crash course. Kelleks? Peaministriks, jah? No see ei kõla lihtsalt nii lahedalt. President kõlab lahedamalt, aga arusaadav. Väga-väga tore. Siin on tulnud küsimusi ka, ma tõesti läksin majast üle ka teadlikult, kuna oli väga huvitav, väga hea nagu sissevaade, nüüd hingame sisse välja natukene, et ma summeeriksin need küsimused ära, kas sa saaksid ikkagi Eesti paigutada perspektiivi, et me ju ei toimi Eestis vaakumis. Kui me Eestis teeme mingisuguseid suuri muutuseid, on sellel üldse mõtet, sest et lõppude lõpuks me kuulume Euroopasse ja päeval lõpuks Euroopa kuulub veel suuremasse maailma. Ehk siis, et kas meil Eestis on mõtet eraldi rabeleda? Jah, see muide on minu arvates ainukene peaaegu sisuline vettpidav argument nende rohetegevuste vastu. Sellepärast, et see ongi niisugune probleem, kus absoluutselt iga maailma riik, iga riik, sealhulgas ka kõige suuremad riigid, tegelikult panustavad nii väikese osa ja kui me võtame nagu riigid kõrval, iga maailma ettevõtte panustab veel nagu eriliselt väikese osa sellesse, kui me räägime kliimaprobleemist. Et ma tahtsin just Eesti merenduse kohta või Läänemere merenduse kohta ühte näidet, aga ma numbrites ei ole kindel, ma parem ei too, aga loogika oligi see, et kunagi arutasime välja, et mis see globaalne kliimamõju on ja need on ikkagi alati nagu 0,0000 midagi protsenti iga ühel ja nii edasi. Aga tuleb ka aru saada, et kõik need probleemid ongi sellised, kus absoluutselt iga pisikene tilk tuleb ära teha ja kokku tuleb siis suur tulemus. Ja kui me mõtleme nüüd seda, et äkki meie siin nagu pingutame ennast nagu rihmalõhki ja ennast käpuli ja et keegi teine midagi ei tee, siis see ei ole absoluutselt õige. Et kõik teised teevad praegu täpselt samamoodi. Hirm, et Euroopa Liit näiteks on ennast lolliks tegemas maailmas üksi tõmmeldes on täielik jama, et Hiina teeb taastuvenergiat rohkem kui Euroopa ja Ameerika kokku ja teeb tuult tohutult palju rohkem kui teised kokku, teeb päikeseenergiat, päikesepaneele rohkem kui keegi teine kokku, teeb elektriautosid niimoodi, et varsti me kõik sõidame Hiina elektriautodega, kuna me oleme lootusetult maha jäänud oma tööstustega, oma inertsiga ja vastupunnimisega. Nii et tegelikult maailmas asjad toimuvad. Hiina on muide ainukene maailma suurtest majandustest või majandusplokkidest, kes on ees oma taastuvenergia eesmärkidega ja kes suure tõenäosusega sellel kümnendil ja mõned ütlevad, et järgmisel aastal teeb oma heidete maksimumi ja nii edasi. Hiinas on küll väga palju sigadusi ja väga palju õudust ja neid ei saa usaldada ja nad on kindlasti meie suhtes nagu vaenulik või probleemne režiim, aga selles valdkonnas meil oleks põhjust eeskuju võtta. Jaa, suurepärane. Eerik Moora, suur aitäh!